Tere tulemast kuulama ja vaatama MTÜKi podcasti. Mina olen Rasmus. Ja mina olen Miia. Ja tänases episoodis on meil külas Katrin Paeso, Põhja ringkonna prokuratuuri esimese osakonna ehk narko, organiseeritud ja raskete kuritegude osakonna vanemprokurör. Päris pikk nimi. Tervist, Katrin! Tere! Kuidas sa seda oma pikka ametinimetust kommenteerid? Tegelikult on asi palju lihtsam, et võib öelda lihtsalt, et raskete kuritegude osakond. Et kõik, mis on selline natukene raskem juba, et see tuleb meile ja siis minu osakond tegeleb sellega. No selge, väga lahe. Ja nüüd meil ongi siis selline väike soojendus, et saaks jutu kenasti jooksma. Meil on alati siis selline traditsioon, et on lõpeta lause, siis osa. Ja esimene lause kõlabki nii. Valisin prokuröri ameti, sest see oli kõige huvitavam ülikoolis. Et kui ma hakkasin õigust õppima, siis mul oli endal ettekujutus, et ma hakkan kas notariks või mingisuguseks juristiks kuskil ettevõttes, midagi taolist. Ja siis ma sain aru, et mind selline eraõigus üldse ei huvitanud. No täitsa igav minu jaoks, see on väga individuaalne, kellele mis, minu jaoks oli igav, aga võt, kui hakati tapmistest ja mingitest vargustest ja millestki sellisest rääkima, siis mul läksid kohe silmad särama. Ehk siis palju mingeid kriminulle ja asju vaadanud väiksena ka? No mulle meeldisid kriminullid küll, jah, aga ma isegi ei tea, et kus see, et ma ei tunnetanud küll noorena ära seda, et see nüüd oleks midagi, mis mind huvitaks, aga ülikoolis just. Aga siis siit ongi hea küsida, et lapsena tahtsin saada? Arstiks, ma arvan. Arstiks? Ma ei mäleta tegelikult, aga ma arvan, et see võis olla arstiks või õpetajaks, midagi sellist. Okay. Et õigusest oli asi ikkagi nagu kaugel. Et mul oli küll väga palju sugulasi, kes olid õigusega tegelenud, aga selline teadlikum valik tekkis kuskil keskkoolis äkki. Aga selles suhtes riigiga alati ikkagi on nagu asi seotud olnud kuidagi? Natukene. Alateadvuses juba vaikselt. Küll. ja. Vabal ajal meeldib mulle? Koeraga jalutada. See on nagu ilmselt kõige ägedam. Et sinu viis selliseid akusid laadida ja sellest tööst veidi kõrvale saada? Jaa, just, et see on selline igapäevane tegevus, et seda ei saa kuidagi ka vältida, et ma seda ei teeks. Nii et ses suhtes see on esimene mõte, mis mul kohe pähe tuli. Mis tõugu koer on? Jack Russell. Okay. Ta vajab palju kõndimist. ja, nendega on see, jah. Siis siit on lihtne vist sul öelda, et minu lemmikloom on Koer, jah. Ehk siis koerainimene, mitte kassiinimene pigem? Või? Pigem koerainimene, aga tegelikult mulle üldiselt loomad meeldivad, on nad kassid, koerad või mis iganes, aga endale võtsin jah koera. Minu esimene kohtuistung möödus. Hirmsalt. Oi, see oli nii õudne. Story time. Et ma ei soovita seda hästi kedagi. Ei tegelikult see esialgne hirm esinemises on päris, kuidas kellele sobib esineda, see tuleb lihtsalt. Aga minu jaoks oli selline ikkagi nii suur vastutus ja et ma nüüd ise hakkan siin midagi rääkima ja tegema ja mul oli kõik kirja pandud, kuidas täpselt ja mida peab tegema. Ja kui ma õigesti mäletan, see oli varguse istung. Lõpukohtus läks kõik väga hästi, kõik oli väga okei. Aga jah, et käsi värises niimoodi, et ja sellest ajast on mul harjumus jäänud, et kohtusaalis esinetakse seistes ja tavaliselt oli mul ikkagi mingi paber ees, et kust ma siis sain mingit infot. Ja kui ma esimene kord üritasin, ma võtan selle paberi kätte, kui käed käivad sul niimoodi edasi-tagasi, et see oli vale viga, siis nüüd ma panen alati käed lauale ja ma siiamaani teen seda, et see on niisugune mugav positsioon, keegi ei näe, kui sa närvis oled ja võt niimoodi läheb. Et maandab pinget nagu. Jah, kuidagi, et saad sealt laualt mingit toe vähemalt. Ja, just. Kui on väga madal laud, see on natuke ebameeldiv, aga see on okei. Mul on lauldes sama asi, või sarnane, et mikriga mulle meeldib pigem selle statiivi peal, et saab sellest statiivist nagu kinni hoida, et saab nagu, kuskil on just see nagu toetuspunkt olemas, et see on huvitav. Aga ma saan aru, et sul siis see esimene kohtuistung oli kohe nagu tööalased seotud. Ma just mõtlesin ka, et või oli kooli ajal või nagu töö ajal? Kooli ajal meil oli küll harjutuskohtust, ma võtsin osa, aga seda ma ei see ei olnud nii
ma ei pea seda nagu päris kohtusse. Aga enne seda siis ise ei olnud juhtunud Ei. kohtusse? Okei, väga hea. Kuigi vist öeldakse, et kas pooled inimesed peavad, või kas pooled inimesed umbes käivad oma elu jooksul kohtust läbi või? Ma isegi ei tea, aga no Eesti kontekstist võib see olla küll, Eesti on nii väike, et kõik saavad äkki kõik korra saavad seal käia. ära käia. Et naabrimees korra on ikka... No ikka need kas midagi pealt või, aga tänapäeval võib-olla seda juhtub natukene vähem, sest et meil on väga palju istungeid toimuvad nii-öelda kokkuleppe vormis niimoodi, et tunnistajaid ei kutsuta. Et sellisel juhul see vähendab oluliselt seda teist inimeste kohtus käimist. Aga räägi meil äkki natuke lähemalt, kes on prokurör, et mida see amet endast täpsemalt kujutab, et ma arvan, et inimesed teavad, et õigusala see amet on, aga et mis need igapäevased tegevused ja kuidas see täpselt välja näeb? Prokurör on siis selline, no mina ütleks nagu vahelüli, et meil on, eks ole, politsei ehk siis uurijad, tavapäraselt politsei, ja siis meil on kohus. Prokurör on siis seal vahepeal, et kõigepealt on prokuröri ülesanne, et kui kriminaalasi algab, on mingi kriminaalasi, keegi on midagi kurja teinud, et siis prokurör hakkab juhtima seda menetlust, mis selle isiku suhtes tehakse. Et ta on siis nõuandja politseile, annab politseile mingeid lube, juhtnööre ja nii edasi. Ja prokurör siis vaatab, et saaks mingi normaalne tõendi kogum kokku või ühesõnaga, et see materjal, mis inimese kohta kogutakse, et see oleks siis piisav. Teatud, või enamjaolt me isegi esialgu ei menetle inimest, või et mingid konkreetsed kahtlustatavat või kedagi konkreetset kurjategijat, vaid me otsime kõigepealt kurjategijat, siis kui ta on leitud, me oleme veendunud, et okei, tema ongi see tõeline kurjategija. Siis prokurör saadab lõpuks selle asja kohtusse ja kohtus siis esindab riiklikku süüdistust. Ja see tähendab seda, et prokurör siis kohtus räägib oma versiooni sellest, mis juhtus, ja üritab selle ära tõendada. Nüüd vastaspoolel on siis kaitsja ja loomulikult seesama nii-öelda, selles etapis on ta süüdistatav, et ei tohi kunagi öelda, et ta on tegelikult selle teo nii-öelda toimepandme ja ainult kahtlustame teda selles. Muidugi. Ja siis kaitsja nii-öelda kaitseb teda, siis kohus lõpuks otsustab, et kuidas päriselt on. Et kas prokuröril on õigus või ei ole õigus. Väga, väga põnev selles suhtes, et minu jaoks see kohtu asi on alati nagu kuidagi kauge olnud või? Minul ikka on, ma olen paari kohtuistungit vaatamas käinud kooliga, et mul oligi selline õiguse alused kursus, kus me siis käisime vaatamas ja see töö tundus päris keeruline ja pingeline, et et selline põnev ka samas ja kõlas küll täpselt nagu mõnes filmis kirjeldatud. Just, et nagu täpselt vaatad neid filme ja siis istuvad seal, räägivad omavahel, üritavad mingeid asju ära lahendada, Ta on väga sinna kanti et nagu päris sellist USA filmilikku kohtuistungit alati ei toimu, aga aeg-ajalt midagi sarnast. Aga ütle, milliseid oskusi või omadusi on prokuröri ametis vaja inimesel? Esmajärjekorras äkki sihukest analüüsivõimet, põhjendamisoskust, veidi sellist julgust, natuke esinemisoskust, aga väga palju empaatiat. Et need on võib-olla asjad, et sihuke, põhilised, mida mina näen, et me peame oskama põhjendada seda, mida me teeme. Me peame oskama rääkida sellest, et kui kohus küsib, et aga miks nii või naa, siis sa pead oskama selle ära põhjendada. Ja analüüsida just ka seda, et kui sulle tuleb mingisugune nii-öelda case kätte, sa vaatad sinna otsa, sa pead nagu aru saama, et kas sellega on mõtet kohtusse minna, ei ole, sa pead suutma ära analüüsida selle, et kuidas see kõik hiljem hakkab kokku mängima, et kas hakkab või ei hakka, et kas inimene on süüdi või ei ole. See on ka nagu, et sa pead selliseid väga palju otsustama ja otsustusvõime on siis järgmine asi, mis on ka väga oluline. Üldiselt õigusvaldkonna inimesed jätavad pigem alati sellise professionaalse ja tõsise mulje, et mis sa ise arvad, et kas see stereotüüp peab paika või ei pea? Eks me natuke tõsised peame olema, me ei saa sinna nagu nalja tegema minna, kuigi aeg-ajalt väga tahaks ka nalja teha.
kohtusaalis. Tegelikult eks prokurör on hästi erinevaid ja üldse õigusvaldkonna inimesed, et me oleme läbilõige ühiskonnast, nagu igal pool on inimesi, et meil on väga tõsiseid inimesi tööl ja meil on väga rõõmsaid inimesi tööl, meil on ütleme, pigem me omavahel olles oleme ikkagi sellised, võtame asju vabalt, et nii ei saaks ka olla, et kogu aeg peab hästi tõsine ja range olema, et nalja peab ka saama, sest muidu ei saa ühtegi tööd teha. No muidugi, kui veel tegeleda selliste tõsiste asjadega igapäevaselt, siis ma kujutan, et see, et vabal ajal ja mujal ajal nagu saaks natukenegi seda nalja ja mõtted mujale, et... Aga sa ütlesid, et sa tahaksid aeg-ajalt tahaks kohtusaalis nalja teha, et kuidas see nali kohtusaalis välja näeks? No aeg-ajalt ikka selles mõttes, et seal saab ka nalja päris ikka saab, sest et eks kohtu ees on tavaliselt ka inimesed, on palju inimesi, kes ei ole kas kohtuga kokku puutunud või kes ei oska selles situatsioonis käituda, sellest tulevad sellised elulisi juhtumeid ikkagi päris palju. Et üks juhtum, ma mäletan, kus see oli väga ammu, kus mul üks süüdistatav, tema tuli kohtusse nii, et ta oli hommikul alkoholi tarbinud kõvasti ja siis, aga tema oli selline, et ta tõenäoliselt tal kainet hetke nagu ei olnudki, et siis tekib see olukord, kus ta tuleb sinna saali ja sa nagu kaalud, et kas nüüd, mis me nüüd siis teeme ja siis me kohtuga seal arutasime, aga nii kaua ta suutis juba seal oli niisugused piirdeaiad olid vanasti, ta suutis sellega nagu ümber käia, et siis me saime okei, et täna ei tule midagi sellest välja, aga ennem seda me suutsime ikka päris palju naerda kogu selle situatsiooni üle. Nii et selliseid asju ikkagi juhtub. Ja teinekord, kui seal ikkagi öeldakse selliseid, ma ei tea, midagi imelikku või naljakat, et siis tahaks natuke terav meelitseda ka. Okei. Meil siin vahepeal helitiim ütles, et sa võid natukene mikrofonile lähemale liikuda või endale tõmmata lähemale, et siis on kuulda ka hästi. Ja siis oleme hästi kuulda kõik. Aga prokuröriks saamine, kas see on keeruline teekond ja kuidas see haridusteekond välja näeb, mis nõudmised seal on? No see, kui keeruline, eks see sõltub kuidas keegi võtab. Põhimõtteliselt on vaja õigusalast magistrikraadi, kõrgeid kõlbelisi omadusi, see on seaduses niimoodi kirjas, ja peab olema vähemalt 21-aastane, oskama väga hästi eesti keelt. Need on need seadusest tulenevad nõudmised. Aga tegelikult need on siis nagu eeldused üldse kandideerida, tavaliselt tehakse siis nii-öelda konkurss, ja konkurss, see sõltub siis, et mitmele kohale meil prokuröri vaja on. Siis kuulutatakse välja konkurss ja konkurssi läbimiseks peab läbima eksami. Nii et tegelikult see nagu väga lihtne ei ole, eks ole, et seal on niimoodi, et kõigepealt on kirjalik eksam ja seejärel on veel suuline eksam. See on siis kõik selleks, et tagada seda, et välja valitaks kõige tugevamad ja paremad. Aga see on selline päris keeruline kadalip. Me üritame seda eksamit teha selle pilguga, et see ei oleks mõnele üliõpilasele, kes siis on õiguse läbinud, väga keeruline, aga et me suudaksime sealt aru saada, et kellel on see põhjendamise analüüsivõime ja kellel ei ole. Ma mõtlengi, et päris paljudes ettevõtetes või valdkondades on suur tööjõupuudus, on ju, et kuidas kohtus sellega teema on? Ja kohtus ja prokuratuuris mõlemas on tegelikult praegu toimumas selline võib-olla põlvkonnavahetus. Väga paljud inimesed lähevad pensionile ja seetõttu on meil hästi palju liikumist, mis selle eriala juures on muidugi veidi kehva, et meil on vaja inimesi, kellel oleks pikaaegne kogemus, aga et kui sul ei ole inimesi, kes jõuaksid isegi saada seda pikaaegset kogemust, aga jah, et meil on seda vakantsi praegu päris palju. Sellepärast on ka arutatud hästi palju ka selle üle, et kas see eksamiversioon ja sellised asjad, et see takistab ju inimeste tulekut tööle päris palju,
et seda lihtsustada, aga kuivõrd see on seadusest tulenev, siis selle lihtsustamine ei ole ka nii lihtne. See on ikkagi riigi tahe olnud. No ükski asi ei ole lihtne siin elus. Ja eriti, kui asi puudutab nii oluliste otsuste tegemist ja nii-öelda sellist tähtsat ametipositsiooni siiski riigis mõttes. Aga enne sa mainisid, et lapsena sa veel ei tahtnud prokuröriks saada. Aga kust ja millal tuli see huvi siis? See tuli ikkagi ülikoolis. Et ma arvan, et väga paljudel just selline õiguse õppimine on ju tegelikult väga-väga lai selles mõttes, et õigust õppides sa võid põhimõtteliselt minna tööle väga-väga erinevatesse valdkondadesse ja sellega on võimalik väga palju erinevaid asju teha. Ja seda õppides ilmselt, et enamus üliõpilasi saab aru, et kumbale poole ta kaldub, et mis teda huvitab, et kui sul ikkagi see nii-öelda mingid lepingud silma särama ei löö, siis järelikult ei löö. Minul nii oli, et minu jaoks selline hakati rääkima lepingutest või haldusõigusest või kohaliku omavalitsuse õigusest, see külmaks jättis, või pärimisõigus, seal oli väga palju valdkondi, mis mind, ma tegin selle ära, aga see ei huvitanud mind, aga nii kui olid loengud teemadel nagu kriminaalmenetlus, kus siis selgitati, kuidas kohtus asjad hakkavad käima ja kui olid karistusõiguse loengud, või kriminalistika, et kuidas politsei peaks asju tegema ja menetlema ja kuidas sõrmejälgi võetakse ja nii edasi, et siis hakkas nagu hästi põnev. Et lihtsalt see valdkond kuidagi tundus nii huvitav, ma just tahtsin küsida, et kus sul just selle osakonna vastu huvi tekkis? Jaa, et osakond, meil on ju tegelikult, kui sa tuled prokuröriks, siis on veel eraldi võimalik väga palju variante on valida, et mis siis sind selles prokuratuuritöös veel eraldi nagu huvitab, et valdkondi on seinast seina, kuritegusid on seinast seina, tavaliselt alustatakse sellistest lihtsamatest kuritegudest, üldkuritegudest, me nimetame neid kogukonnakuritegudeks, tavaliselt on need sellised poevargused, joobes juhtimised ja nii edasi, sellised lihtsamad kaklused ja seejärel juba sealt liigutakse siis erinevatesse spetsiifilisematesse valdkondadesse edasi, mõni ei liigu ka, mõnele see kogukonna kuritegevus väga pakub huvi, et sa saadki siis inimesele tegelikult lähedal olla ja tegeleda nende probleemidega, näiteks perevägivalla probleemidega ja sealt edasi on siis veel majandusasjad, mis on ka väga huvitav valdkond, et seal jällegi on seda lepingut tuleb jälle sisse natukene, aga kuna mind, eks ole, need juba kooli ajal ei huvitanud, siis ma olen tegelikult sellega ka tegelenud, et lihtsalt mind alati paelus just sellised rasked isikuvastased kuriteod, tapmised, mõrvad, siis sellised noaga löömised ja nii edasi. Et sellest ka minu valikud ilmselt. Siuke mõnus Hollywoodi film tuleb sellest kokku. Jaa, et eks see mingi asi on ka ükskõik millise valdkonna peal, võib lihtsalt see asi sind kõnetada mis iganes põhjusel, et sa saad selle asja kätte, vaatad, see on väga huvitav asi. Ja, aga räägi meile ka natuke oma tudengielust ja kust sa õppisid ja kas sul oli ka õpingute kõrvalt aega olla selline aktiivne tudeng? Mina õppisin Tartu Ülikoolis kõik 5 aastat, siis statsionaaris, mitte avatud ülikoolis. Ja ülikooli elu mulle nii meeldis, nii tore aeg ja seda nagu tahaks uuesti tagasi. Et me suhtlesime meid oli muidu kursusel alguses 180 inimest, nii et kõigiga suhelda ei jõua, meid oli palju, aga eks sealt tekkis igasuguseid sõpruskondi ja sellist seltsielu ja eks me käisime väljas ja pidutsesime ja siis jälle õppisime väga rängalt, sest et sest tuli,
ütleme, selline klassikaline ülikooli elu. jah, ega see väga palju muutunud just ei ole praegusel hetkel. Selles suhtes, et see, kes kui palju õpib, see on igaühe enda teha, aga ma kujutan ette, et õigusalal ilmselt seda, või kas oli nagu palju niisugust tuupimist ja seaduses nuhkimist? Õigusega on veits nii, et oluline on igal sellisel asjal on ju süsteem. Kui sa sellest õiguse süsteemist, sellest aru saad, mida sulle esimesel aastal üritataksegi väga palju selgeks teha. Kui sa sellest süsteemist hakkad aru saama, siis tuupida nagu ei ole vaja, et lihtsalt arusaamisvõime. Aga kui sa aru ei saa asjast, siis sa pead tuupima tõesti. Ja tegelikult see ongi see, et kui mingi asi huvitab, siis sa seda aru ei pea tuupima. Ja siis, kui sa ei saa, kui sind ei huvita, siis sa nagu ei viitsi kas süveneda nii palju, siis on natuke keerulisem. Aga ma mõtlen, et seadus on ju lõputult palju. Neid lehekülgi võibki jääda lugema, et ilmselgelt ei jõua neid kõiki läbi lugeda, et kas mingi hetk siis lihtsalt tekibki see arusaam, et nii, nüüd see oli see paragrahv või see oli see koht, kus see oli või kuidas sa enda jaoks neid seosed lõid? Väga paljud asjad jäävad ajapikku pähe, aga ütleme nii, et midagi nagu tegelikult kõiki seadusi läbi lugema ei pea, sa pead aru saama, et kus mida leida, et see on oskus omaette, et seadus on niisugune paks klade tavaliselt, et sa leiad sealt õige koha ülesse ja tead, et kuidas seda kasutada. Mingid asjad on ajapikku lihtsalt ka pähe kulunud ja mingid põhimõtted peavad selged olema. Kui sa neid põhimõtteid tead, siis juba see et kuidas ta nüüd täpselt seal kirjas oli, selle sa võtad ikka lõpuks lahti, sest et kohtus on meil seadus kogu aeg kõrval. Sa teed selle kogu aeg lahti ja siis võtad õige koha ja ütled, et võt siit see paragrahv. Ja... Aga ta on ikkagi paberkandjal, on ju? Paberkandjal on ka. Minul on mugavus ja minu mugavusega on see, et mulle meeldib paberkandjal, sest et aga tegelikult me väga palju liigume sinna poole, et nad isegi ei anna välja enam tegelikult paberkandjal neid seadusi. Ma just mõtlesin, et kas saab teha seda Ctrl-F-i ka kiirelt? Ja ma just mõtlesin, et kas see lihtsustab tööd? Kuna minul on see koht peas, kus ma seda, selles mõttes, et ma tean, et see on kuskil seal ja siis sa nagu lapata läbi ja nii edasi, aga samamoodi on Ctrl-F on ju, et kuidas kellelgi mugavam on, et riigi teates on kõik seadused olemas, samamoodi on võimalik otsida üles väga kiiresti mingeid lahendeid, kui sul on vaja kohtulahendeid leida. Nii et ja igasuguseid selliseid lahendusi on välja pakutud, mis võimaldavad veel lihtsamini nii-öelda siis, et sa ei leia selle tavaotsinguga, et meil on oma süsteemid, millega me saame veel lihtsamini üles leida asju. Aga nüüd rääkides esimesest töökohast, siis ma eeldan, et see ei olnud päris prokurör või kuidas nii-öelda erialane töökoht siis? Oli küll prokurör, jaa. Tegelikult ma olin selline, kuna just siis, kui mina läksin tööle, siis oli nii, et see ka ajas asjad muutuvad, et siis meil magistrikraad ei olnud nõutud, oli bakalaureuse kraad nõutud. Mina olin magistri esimese aasta just ära õppinud ja mul oli põhimõtteliselt jäänud paar ainet pluss siis magistritöö ja siis siis vabanes koht, isegi 4 kohta oli, kuhu sai kandideerida prokuratuuri ja siis ma kohe kandideerisin, sest et ma põhimõtteliselt siis lõpetasin samal ajal, kui ma tööl juba käisin. Ja esimene koht, kuhu siis tavaliselt kandideeritakse, on vähemalt sellel ajal oli abiprokuröriks. Tänapäeval meile tulevad üliõpilased kõige esimene sõna konsultandiks, mida vanasti lihtsalt ei olnud sellist võimalustki. Nüüd on meil konsultandikohad, kes on siis selline prokuröri abiline, kes ise veel kohtus ei käi, aga ta valmistab siis dokumente, aitab inimestega suhelda. See on natuke nagu õpid seda ametit kõrvalt. Aga kas see on näiteks üks nagu moodus, kuidas noori tõmmata lähemale, et alguses teha neile see asi natukene lihtsamaks, et võib-olla see prokuröri amet tundub nii õudne alguses või nii keeruline, et kas see on nagu üks variant või kuidas sa ise näed, et mida veel saaks teha, et atraktiivsemaks muuta neid kohti?
Jaa, ma arvan küll, et kuna see eksami kadalipp ei ole ka ju nii lihtne, et siis tegelikult alustada selle konsultandi koha pealt ongi just väga äge, see on väga paindlik töökoht, et me võimaldame kodukontorit ja noh, mis iganes inimesel on, et selles mõttes selle koha pealt on oluliselt lihtsam alustada ja kõrvalt õppida. Teine asi, noh, mida me teeme ja mida ilmselt nagu võiks ka veel rohkem teha, on praktikantide võtmine, et meile kandideerib igal aastal väga palju inimesi praktikale, üliõpilasi, ja nii palju, kui meil on võimalik, me võtame ka vastu, et see on selline tavaliselt 6 aega, osad tahavad ka pikemalt olla. Et selle käigus siis saab ka selle nii-öelda maikuusuhu, et kuidas siis on ja kas meeldib ja et paljud meie praegused kolleegid on tulnudki just nii-öelda praktikaga. Seda on tore kuulda, sellepärast, et tegelikult tudengite seas on ka ikkagi kuulda olnud seda, mina küll õigust või avalikku haldust ei õpi, aga on kuulda olnud seda, et avalikus sektoris nagu praktikakohti on küllaltki raske leida tänapäeval. No vot see ongi, et kuna see tähendab ühtes ju seda, et me peaksime leidma selle praktika juhendaja ja me tavaliselt püüame ikkagi leida ja siiamaani väga vähe, kes siis lõpuks ei saa, et enamus, kes ikkagi kandideerivad, on saanud. Aga et 100% ei saa muidugi lubada, aga see on jah midagi, millega me väga tegeleme, et näidata just väljapoole ka, et millega me siis tegeleme. Samamoodi on meil töövarjupäevasid ja selliseid asju tehakse, et nii-öelda ja aeg-alt käiakse ka siis üliõpilastele rääkimas, ka kuskil koolides rääkimas, millega me tegeleme, et ei oleks see nii võõras. Nii et kõik õiguse tudengid lootust on veel. Ja ma just tahtsin öelda, et selline asi aitab nagu hästi leida ka seda võib-olla, mis õigusvaldkond sind kõnetab, et kui sa saadki käia ja praktikas näha ja ise nagu nii-öelda lähemale sellele erialale. Just absoluutselt, et minu teada võetakse ka advokaadibüroodesse, võetakse samamoodi kohtusse praktikante, et tegelikult kui vähega on võimalik, et siis nagu erinevaid külgi kõiki näha ja siis otsustada, et see annab kindlasti väga palju juurde. Endale seda, et mis siis meeldib, mis mitte. Ka politseisse on tegelikult võimalik kandideerida ja ma arvan, et õiguse õppijatel võiks ka see väga huvitav olla, sest et see on nagu täiesti teine külg kogu asjale jälle. Jah, no nagu ikka öeldakse, et võimalikult palju erinevaid asju proovida, siis saate alles teada, et mis õige on. Just. Aga kuna tegemist on sellise väga raske valdkonnaga siiski, siis tekibki küsimus, et kuidas sa ise suudad oma vaimselt tervist korras hoida, et kõige selle kõrval nagu ise mitte seda liiga südamesse võtta? No üldiselt ma ei võta. Lihtsalt see kuidagi on niimoodi, et ma ei võta. Ma ei oska öelda, et kuidas seda teha. Mina küll ei suudaks seda teha nagu mingid mõrvajuhtumid. On asju, mis lähevad hinge. Nii on. Selles mõttes, et 100% ei ole niimoodi, et üldiselt eks ma võtan kõiki asju nii, et see on töö ja siis sa lähed koju teed omi asju, et sa suudad sellest kuidagi eemalduda, et kui sa peadki selle asja sees olema, sa pead nagu tegelema nii-öelda praktiliste probleemidega, siis see selline emotsionaalne külg sellest jääb kõrvale. Ja nii ongi mõistlik, et sa jätad selle kõrvale. Aga teatud asjad ikka lähevad hinge ja meil on väga palju prokuröre, kes võtavad asju ilmselt rohkem hinge. Aga siis meil on väga selline hoidev tööandja, et meile pakutakse erinevaid vaimse tervise loenguid kogu aeg, meile pakutakse psühholoogilist abi, et kes tahab, võib alati minna ja asutus maksab selle kinni. Nii et need on alati variandid, pluss siis on see, et ise tuleb ka enda vaimse tervisest hoolt kanda ja teha sporti ja käia nii-öelda sõpradega väljas ja teha neid asju, mis siis meeldivad. Et sellest kõigest siis natuke jälle vahepeal eemale saada. Jah, eks neid ametikohti on piisavalt, kus seda psühholoogilist tugevust on nagu vaja. Näiteks mul oli esmaabi koolitus paar aastat tagasi, siis seal ka kiirabi, kes meil seda läbi viis, siis tema ütles ka, et tema jaoks ongi, et kas inimene jääb eluga kokku või ei jää, et selles suhtes, et igaüks on enda jaoks mingid asjad nagu leidnud, kuidas, või vahendid, kuidas nagu sellega toime tulla, et selles suhtes jah,
suur kummardus, sellepärast et mina oma emotsionaalsusega vist küll seal väga pikalt hakkama ei saaks, aga siiski küsiks, et mis sinu jaoks on kõige keerulisem või selline vastuolulisem juhtum olnud, mis teil lahendamisel on olnud? No ütleme, et jah, üks juhtum, mis on ka meediast päris palju käis läbi ja mis mulle endale võib-olla, no tegelikult neid juhtumeid on mitu, mis on nagu keerulised olnud, aga see oli selline, mis ka kõrvaltvaatajatele ilmselt nad ütleksid, et mismoodi ja kuidas sa seda tegid. Aga kui meil on tapmisasjad, eks ole, siis me peame käima ka sündmuskohal. Prokuröridel on selline valvesüsteem, et nädala kaupa oled valves ja siis kui tuleb mingi sündmus, kus on keegi tapetud, siis läheb ka prokurör sinna kohale. Ja üks juhtum oli selline, kus kui mulle tähendab kõigepealt ette helistati, öeldi lihtsalt mingid koordinaadid ja nii edasi, siis seejärel helistati uuesti, öeldi, et kuule, et võta midagi nagu mingit salli või midagi kaasa, ma ütlesin, et okei, et mis siis viga, ja siis nad ütlesid, et see laip on seal olnud juba mõnda aega, esiteks ja teiseks tal ei ole pead otsas. Vot see on, et kui sa lähed sinna sündmuskohale, siis sa pead selleks vaimu nagu valmis panema. Vähemalt öeldi ette, on ju, et ei lähe kohale ja siis no ja siis läks see kord. Tere! Et õnneks, mul oli väga kahju nendest inimestest, kes kõige enne sinna jõudsid, sellepärast, et nemad tegid vähemalt aknad lahti ja ühesõnaga, kui mina jõudsin, oli parem. Aga see pilt ja kogu see asi, et see oli selline, ütleme siis, keerulisem kui tavapäevane juhtum. Et seal oli veel mitmeid asju, mis olid keerulised, et minu jaoks, seal oli ka üks koer, kes oli seal mitu nädalat olnud ilma söömata joomata. Need asjad tekitavad minus alati elus olend. See on need kohad, kus sa pead suutma enda jaoks selgeks teha, et okei, et kas ma saan sellega hakkama, mitte, kuidas ma saan. Minu see oli, et ärge näidake mulle, ma tegelen teiste asjadega. Et keegi teine tuleb ja tegeleb, selles mõttes, et sa saad alati läbi mõelda selle, et kuidas sa selle kõigega seal siis toime tuled. Ja vot selline juhtum, aga on ka vaimselt selliseid lihtsalt raskeid juhtumeid, kus sulle tekib väga suur vastutus, näiteks üks kriminaalasi, kus siis üks meesterahvas planeeris prokuratuuri ja kohtuhoonele panna pommi. Ja tal oli see nagu päris reaalne plaan, et mitte lihtsalt, et helistan ja teen nalja, vaid see oli nagu päris plaan. Ja see, kuna see oli siis, sattus minu menetlusse, vot see on sellepärast raskem, et et midagi reaalset nagu veel ju ei ole, aga sa pead suutma selle esiteks ära hoida, sa pead teadma, kuidas see asi nagu siis, sa pead püüdma seda asja nagu kuidagi ära tõendada, sa pead tegelema sellise, ja sul on ka vastutus siis oma, eks ole, kolleegide ees ja väga paljude muudes. Inimelud on mängus. Et need on need kohad, kus tekitab seda, et kui ma nüüd midagi valesti teen, mis siis saab, et see on nagu keeruline. Ja see on see nagu filmides jälle, et kas lõikan seda või lõikan seda juhet, on ju. Aga sellega läks õnneks? Läks õnneks, ta selles mõttes ei ole veel jõustunud, ta sai see kriminaalasi, aga me suutsime kõik just ära hoida, ta sai karistada, kui ma õigesti mäletan, 7 aastat vangistust, nii et ta mõneks ajaks praegu kinni ära. Pildilt maas, jah? Okei. Aga kuidas need olukorrad, need rasked olukorrad on mõjutanud sind võib-olla siis isikuna ja sinu tööd, et kuidas sa oled nagu suhtunud, kas su suhtumine on kuidagi muutunud? Kindlasti, kas ma ise kõrvalt ju ei oska öelda, et palju ma siis muutunud olen või ütleme, prokuröri töö teeb natuke paranoiliseks ja ettevaatlikuks, see on küll, et
kui tavainimene võib-olla ei oska mingeid ohte näha või karta või muretseda, siis me näeme igal pool nagu kuritegu, on ju, ja kogu aeg on, või noh, selles mõttes see muudab jah natuke, et sa oled võib-olla mingites situatsioonides, kus normaalne inimene ei arva, et see on midagi ohtlikku, sul tekib kohe, et oot, või et need situatsioonid, kus sa näed, et kuskil hakkab, näiteks oled kuskil, ma ei tea, väljas sõpradega ja sa näed, et kuskil läheb mingiks jamaks, siis tavaliselt mina mõtlen, et ma ei taha seda näha, ma ei taha sellest midagi kuulda, sest et see ei ole hea, vaata. Et siis sa tahad pigem lahkuda pildilt. Et sellist ellujäämisinstinkti on veel rohkem sisse toonud. Ma arvan, et see on lihtsalt meil ära kadunud, aga et on tegelikult evolutsioonis kogu aeg meil sees on see instinkt. Aga mina tahtsin küsida veel seda, et kas see ümberlülitumine sellelt tööelult nii-öelda sellisele kodusele elule, et kas see käib sinu jaoks lihtsalt või võtad sa tihti tööd koju ka kaasa? Ikka võtan, jah. Selles suhtes, et ma ei väga püüan kodus mitte tööd teha, aga mõte tuleb ikka kaasa. Et see on see mõtleva töö probleem, et kui mul ikkagi seda, et kui ma kaevaks kraavi kuskil, siis paned oma labid ära ja lähed koju. Et sa ei mõtle õhtul kodus selle kraavi peale, aga et mul on nagu natuke keerulisem see, et see kõike taaka maha jätta tööle. Aga siis ongi vaja teha midagi teha, et ei maksa kuskile diivani peale passima jääda, vaid kuhugi minna ja olla teiste inimestega koos, et siis on toredam. Aga kui rääkida nüüd töö positiivsest pooltest, siis mis on selle ameti puhul see, mis sinul silma särama paneb? Kõik just, mis ma enne rääkisin, et see õudne sündmuskoht tegelikult minul, see on, me oleme, osad prokurörid on meil oleme prokuratuuri sees ka natuke kiiksuga. Et see, et sa oled nõus ja valmis selliseid kriminaalasju tegema, et natuke imelik natuke olema, on ju. See on igal töökohal selles, või igal ametikohal mingi kiiks peab olema. Just, et mulle tegelikult just väga meeldib selline see eeluurimise pool, see on hästi põnev, ma arvan, et hästi paljud prokurörid on valinud just prokuröritöö, sest sa puutud kokku ka selle politseitööga. Et sa saad tegelikult ka kaasas käia sündmuskohtadel, läbiotsimistel, nendega koos toimetada. Et sellised planeerimised, et kuidas me ikkagi nüüd selline see strateegia, kuidas me nüüd täpselt sellele asjale läheneme. Et need on väga huvitavad. Aga samas ka kohtumenetlus, et seal kohtusaalis võidelda sellest, mis sa arvad, et on õige. See miks mitte, see kõlab ju väga hästi. Väga hea koht, kus seda teha. Jaa, aga kas on need kurbasid lugusid ja neid õudseid lugusid on kindlasti palju, aga kas on nagu mõni õnneliku lõpuga lugu ka olnud? No kindlasti on olnud. Jaa, ei, tähendab, ütleme, prokuröritööga on jälle see probleem, et ega meil ei ole paljudest asjadest me ei saa rõõmu tunda. Ma ei saa rõõmu tunda sellest, et keegi õigeks läheb, sest ju ma ikka tahtsin, et ta süüdi läheks, sest ma ei oleks muidu seda asja kohtu saatnud. Küll, aga ma ei saa ka rõõmustada, kui ta süüdi läheb. Sellepärast, et see ei ole mingi hea asi, et keegi vangi ju läheb. Või siis ütleme, et ta saab küll karistada, aga et kuritegu on juba ju toimunud. Et see on see meie igivana probleem, et sa oled kogu aeg positsioonis, kus tegelikult juba ei ole hästi. Et kogu aeg nagu kaotada. Just, et sa oled juba ju ette kaotanud, sest et sa ei ole midagi ära hoidnud, aga see, kui sa suudad ära hoida järgmise kuriteo või et sa näed, et keegi sai abi, juhtub ka väga palju meie tööst on tegelikult inimeste ju abistamine, et kas see on siis kannatanu, keda sa abistad, mul on alati väga, seda juhtub harva, aga aeg-ajalt tulevad inimesed tänavad sind, see on nagu tore, et keegi on tänulik selle eest, et mida sa oled teinud. Ja siis on ka need variandid, et kurjategija ütleb sulle hiljem aitäh. Näiteks sellepärast, et ta sai aru, et midagi oli, ühesõnaga, et sa aitasid ta kuskilt välja. Et ega inimesed ju, ma tahaks uskuda, et ega kõik ei ole südames üldse halvad inimesed ja ega kurjategijad ka teinekord teevad asju lihtsalt sellepärast, et nii on elus läinud. Eriti on tore näha, kui mõni narkomaan, kes on nagu väga, väga tugev sõltlane, ühesõnaga, et me saadame ta ravile ja saabki kõik korda. Need on toredad lood.
ma tahtsin sellist küsimust küsida, ma vaatasin see film Klass, on ju, ja siis sellest on sari ka tehtud. Ja siis seal on küll mitte prokurör, aga advokaat, kes siis võtab selle ühe Kaspari case'i nii-öelda enda peale, on ju, ja kuna teised keegi ei tahtnud võtta seda enda peale. Kas sul on ka juhtunud mingeid selliseid olukordi, kus sa pead võtma mingisuguse juhtumi enda peale, võib-olla isegi kui sa ei tahaks ja võib-olla sellest sul tekkinud mingid emotsioonid? Kas meil aeg-ajalt tuleb jah ikkagi, et selles mõttes, et kuna meil on selline väga süstematiseeritud see, kuidas mingi asi sinuni jõuab, et tavaliselt on see juba ette teada, et sa saad, selles mõttes sul on mingi konkreetne valdkond, konkreetsed uurijad on sinu uurijad ja nendelt asjad tulevad, on ju. Aga seal tekib aeg-ajalt ikka mingeid asju, kus sa tegelikult võib-olla ei tahaks seda asja menetleda ja siis sa lihtsalt, aga ega siin midagi valida ei ole, et kui sa saad mingi asja, mis sulle üldse ei meeldi, see on väga ebameeldiv, siis tuleb lihtsalt läbi suruda ja ära teha. Alla neelata ja just, tee ära, mida kiiremini sa ära teed, seda parem. Aga kui rääkida nüüd sellisest täiesti tavalisest tööpäevast, sest ma eeldan, et iga päev vist ei ole sellist sündmust kohtadel käimist. Õnneks mitte, see enne tundus küll väga huvitav selles mõttes. Jaa, aga me teeme seda nalja küll jah, et ei nii ammu ei ole sündmust olnud, et millal juhtub, aga tegelikult see on ju see, et keegi on siis surnud, et me nagu ei rõõmusta selle üle kunagi. Aga et on seda paberimajandust ja seda poolt päris palju või kuidas sa ise hindad? See nüüd sõltub. Et mina olen ühtasi, eks ole, teen juhitööd, minu tööpäevad on nagu väga eriskummalised, et ei ole täiesti üldse nagu sellised tavapärased prokuröri tööpäevad. Et mina tegelen niisuguse sahkerdamisega ja koosolekutel käimisega ja tabelimajanduse ja paberimajanduse ja igasuguste selliste asjadega, aga et sisulise töö poole pealt on samamoodi prokuröride tööpäevad on hästi kirjud. Et sa võid planeerida endale hommikule, et täna ma istun ja kirjutan seda ühte asja, mis ma pidin kirjutama, ja hommikul helistatakse öelda, et meil on siin üks kinnipeetu ja hakkab see trall mängima sealt, sa pead vaatama, et mis tüüp see on, sa pead vaatama, et kas ta on varem karistatud, ei ole, mis me temaga teeme, kas saab temaga kohe kohtusse minna, ei saa ja nii edasi. Et see sellist kahte ühesugust päeva nagu naljalt ei ole. Siis on veel kohtupäevad, siis on see, et sa käid läbirääkimisi pidamas, kokkuleppeid sõlmimas, nii et see päev võib olla täitsa seinast seina. Aga ütleme alustavale prokurörile või näiteks konsultandile, kas on seda niisugust, kuidas öelda, igavamat tööd on rohkem või on ka vahelduv? Konsultandi töö on, natuke on rohkem sellist üksluisemaid asju, aga jällegi, et üks asi on see sellised paberiga töö, eks ole, sa pead mingeid dokumente vormistama, aga sinna vahele tuleb siis inimestega suhtlemist ja helistamist ja arutelu prokuröridega, et kuidas seda asja ikkagi lahendada, nii et aga jah, natuke võib-olla on üksluisem selline. Aga vaat see on ka see, et kui ta inimene ise ka oma töö siis huvitavaks teeb, et meil seda võimalust prokuröridega kas kaasas käia ja vaadata, mida nad teevad, alati on võimalus, et kui palju sa siis ise seda ütled, et kuulge, ma tuleks kaasa. Enda initsiatiiv alati. Täpselt. Nagu igal pool. Aga kui rääkida Eesti õigussüsteemist, siis millised head ja vead on sinu meelest sellel? See on nii keeruline küsimus. Kust me nüüd pihta hakkame? Nii. Hakkame. Ei, tegelikult õigussüsteem laiemalt kui selline, selles mõttes, et meil on õigusriik, see on juba hästi, see on väga hästi, et meil on väga palju riike, kus ta ei ole nii hästi või vähemalt, et on selline näivus. Aga et eks neid teemasid, mida muuta ja paremaks teha alati on. Ma ütleks, et mis on veel hästi, meil tegelikult kohtusüsteem on väga hästi toimiv. Minu teada üks sellise kiiruse poolest, kuigi alati tundub, et menetlus on nii aeglane ja kohtuveskid jahvatavad aegased. Tegelikult me oleme vist Euroopa riikide seas 3.
oma kiiruse poolest, nii et pole nagu häda midagi. Seda on kuidagi mõõdetud ka siis mingite uuringute asjadega? Seda iga aasta minu teada uuritakse. Okay. Nii et päris hästi on. Kitsaskohtadest, et mida ma just oma valdkonna peal näen, niisuguse kriminaalõiguse poole pealt, et terve õigussüsteemi kohta on nagu raske öelda. Et probleem tekib seal, et meil on kõiki kuritegusid peame menetlema. Sõltumata kuriteost, sõltumata sellest, kui raske või mitte raske ta on, et kõiki tuleb alustada ja menetleda. Et tegelikult Justiitsministeerium on pikkemat aega juba aastast, ma ei tea, kas 2016 või nii teinud analüüse, et kas oleks võimalik Eestis ka see süsteem, kus siis, kui ei ole nii-öelda pointi, sa juba ette need ära, et siit ei tule tõendeid või et sellel ei ole mõtet, et siis neid me ei alustagi. Et seal on muidugi peab olema selline kontrollmehhanism, et me lihtsalt suvaliselt ei jäta. Just kes see siis selle otsuse teeb. Aga et kui on siuke otsus vastu võetud, see on edasi kaevatav ja nii edasi, aga et teatud juhtudel see ressursi kasutamine ja panemine õigesse kohta, võt see oleks hästi hea, et me saaksime tegeleda päriselt toimivate asjadega, et kui sa näed ette, et sealt nagu nii ei tule midagi. Ja siis see süsteem läheks veel kiiremaks, on ju, tänu sellele. Aga sa ise ei eelista Anglo-Ameerika sellist õigussüsteemi, kus see põhineb peamiselt kohtulahenditel, kogu see kohtumõistmine? No ja, ma arvan, et Eestis selle kohaldamine oleks võrdlemisi keeruline. Et Eesti selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme veel seda, et meil oleks mingisugused vandekohtunikud ja selline süsteem, eks ole, et Eesti on nii väike, et me ei saanud inimesed otsa. Inimesed otsa, kes tegeleks sellega, et kui praegu juba on probleem, et ei ole kedagi. Kes see istub seal kohtus päevad otsa, et ma tegelikult, ainuke, mida, ja üks asi veel, et tõesti, et üleüldiselt õigussüsteemi probleem Eestis on see, et meil on hästi palju seadusi, ja see seadusloome on niimoodi, et nagu natuke võib-olla kohati kas läbimõtlematu või tehakse kiiruga, siis tekivad sellised seaduslüngad ja probleemid ja siis kogu aeg tuleb uusi seadusi peale ja siis muudetakse, et selles kõigest nii-öelda orienteeruda ei ole üldse lihtne. Ja seda räägivad ka kohtusüsteemi inimesed, et see on nende jaoks suur probleem. Alrighty, aga mis nõu sa annaksid inimesele, kes mõtleb saada prokuröriks või tahab selle valdkonnaga ennast rohkem kurssi viia? Kuidas alustada? No kõigepealt tasub õigust õppida. Alustuseks. Okei, võtame eelduseks, et nad seda on teinud. Ja siis praktikale tulla. Ma arvan, et see on kõige nagu selles suhtes, et sealt saab kõige kiiremini pildi ette, et mida ja kus on ju, et mis me siis teeme ja mismoodi see käib ja seejärel juba kandideerida tööle. Meil neid kuulutusi ikkagi tuleb päris tihti. No mul täna tekkis küll nagu väga suur huvi selles suhtes, et ma tõesti ei olnud kursis, et mida see endast nagu kujutab täpsemalt, aga kui sa räägid siin, et siuksed põnevad tegelikult juhtumid ja lahendid nagu päris elus, siis kõlab väga hästi. Mulle tundus ka väga põnev. Ja töövarjupäev on ka tegelikult, ei ole ju ka, ei pea alati olema kooliõpilased ülikoolist samamoodi. Et sellega saab ühe päevaga veel seda, et näha täpsemalt, kuidas me toimetame ja mida me teeme ja siis juba edasi mõelda. Muidugi. Just. Aga lõpetuseks on meil ka mõned kuulajate küsimused siin ja esimene ongi see, et kui sa peaksid valima mõne muu töö eriala, siis mis see oleks, mis sa arvad? Et võib-olla täitsa õiguse valdkonnast välja poole? Tuleb tähendab, õiguses sees ma arvan, et see võiks olla kohtunikuamet, mida ma kunagi tulevikus ilmselt tahaksin teha, aga õigusväliselt ma tulen sinna tagasi, et kui ma oleksin nagu ülikoolis läinud õigel ajal arsti õppima, siis ma tahaksin arstiks saada. Aga nüüd on nagu veits hilja juba. Selles mõttes, et seal nagu see õppimise protsess on nii pikaaegne. Just. Et kui sa ei alusta alguses, siis väga teoreetiliselt saab, aga praktikas see kõlab mulle, et pigem mitte. Võib-olla õeks kuskile?
no see on mul peast läbi käinud. On käinud peast läbi. See on natukene lihtsam. Jah, vist. Aga mina ei tea jälle muidugi midagi. Vot ma ei ole ka õeks õppinud, võib-olla väga raske. Just, et eks igal asjal on omad head ja vead. Aga milline on prokuröride kogukond? Vot, et ma arvan, et siin on mõeldud, et kas me omavahel nii-öelda väljaspool just, ka suhtleme tööd, mingid tegevused. Ja meil tegelikult sellist, muidugi COVID tegi oma töö, aga meil on ikkagi selliseid ühisüritusi on päris palju ja planeeritakse neid järjest nüüd rohkem, et igasugused suvepäevad, siis on meil korra aastas on niisugune suur üldkogu, kus me, niisugune üldkoosolek, kus me kõik saame kokku ja siis saame selliseid toredaid koolitusi ja omavahel suhelda. Siis meil on oma majas sees, on pidevalt osakonnaüritused, meil on ülemaja üritused, jõulupeod, et me suhtleme ka, väga paljud suhtlevad nii-öelda tööväliselt, et meil sellist suhtlemist ja hängimist on päris korralikult. Ja see ilmselt annab palju juurde, et omavahel mingeid kogemusi jagada ja meie töö üks raskuspunkt on see, et sa väga palju ei saa rääkida nendest asjadest, et sa saad siis asjast rääkida, kui see on juba nii-öelda kohtus mingi etapis. Nii et see omavaheline suhtlus on hästi oluline. Kuidas saada vanem prokuröriks? Aega tööd tehes. Et tegelikult seal on, võt ma ei teagi, miks ma sain. Et seal oli rohkem nii, et ütleme, et see järjekord on veits selline, et on abiprokurör, kes on siis alustav prokurör, ja tema ei või üldkorras menetlusi istuda, kõike muud võib teha, kokkuleppeid võib teha, lühimenetlusi istuda. Ja siis on, sealt edasi on ringkonnaprokurör, kes siis on selline kohtuprokurör. Käib selliseid pikki, raskeid asju istumas. Ja siis sealt edasi, kui sul on juhi potentsiaali, siis saab vanem prokuröriks. Aga kui sa tahad olla nii-öelda eriala spetsialist, spetsialisti profiiliga, siis sealt on hoopis jälle teine tee edasi. Selge. Siis on selline huvitav küsimus, et me kõik ikka tahaks aina rohkem palka saada, aga kuidas prokuröriametil, kui sa nüüd mõtled keskmiselt, sa ütlesid siin erinevaid ametikohti, aga keskmiselt, kas sinu arust see töötasu ja töökoormus on omavahel heas seoses? Minu hinnangul on küll. Väga hea, lihtne vastus, super. Väga hea. Ja siis meil on selline traditsiooniline miljoni küsimus ka, et mida sa täna teeks, kui sul oleks 1 000 000 eurot? Oi jumal. Investeeriks. Täpsemalt oled ka mõelnud, kuhu... Väga igav vastus, et ma arvan, et kinnisvarasse. Kõlab praegu nagu tark mõte. Eestlased ikka kinnisvara usku, nagu ikka. Muidugi, jah, ma arvan, et see oleks hea plaan. Väike reis võib-olla. Ma arvan, et selle palga juures ma praegu tegelikult juba saan reisida küll. Nii et selles suhtes, et sealt siis mul oleks täitsa kohe nii-öelda tagala kindlustamise raha. Muidugi. Aga me väga täname, et sa tulid. Me saime väga palju targemaks ja meil on ka sulle väike kingitus, et Helios kirjastus on välja pannud raamatu, mis sinuga juhtus. Samuti täname oma armsat sponsorit Devinit, kes meid kostitab oma loodusliku mineraalveega. Samuti Peetri Pitsat, kes hoiab pikkadel salvestuspäevadel meil kõigil kõhud täis. Ja kindlasti jälgige meid ka Instagramis, TalTech MTÜK ja samuti subscribe'ige YouTube'is Majandusteaduskonna üliõpilaskodu kogu ja muidugi ka Spotify's. Ja suured tänud! Näeme juba järgmine episood. Tšau!